Meil on täna siis kavas infoseminar, kus me räägime mikrokvalifikatsiooni õppest. Ja tõesti 1. aprillist muutub täiskasvanute koolituse seadus ja seaduses on siis lisatud ka mikrokvalifikatsiooni õppe põhimõtted. Ja ka see punkt, et teatud tingimustel võivad ka siis eratäienduskoolitusasutused pakkuda mikrokvalifikatsiooni õpet. Ja oleme tegelikult teid siia kutsunud, kuna siis teie koolitusasutus, kus te siis töötate, on siis registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolitusasutusena. Ja tõesti me vaatasime, et viimaste aastate tegevusnäitajate põhjal olete siis korraldanud selliseid pikemaid, mahukamaid täienduskoolitusi ja teil võib ehk siis olla huvi ja potentsiaal siis pakkuda ka mikrokvalifikatsiooni õpet. Tean ka seda, et täna meil on siin ka huvilisi kõrgkoolidest, kutseõppeasutustest, ka Töötukassast, et tere tulemast kõigile, kuid meie seminari selline peamine fookus või ülesehitus on ikkagi suunatud siis eratäienduskoolitusasutustele. Ja salvestus meil juba käibki, nii et ma usun, et olete kõik sellega nõus, et täna me seda seminari siis salvestame ja vajalikke osi siis kui õnnestub, siis lisame ka veebilehele, et siis sellest infost laiemalt koolitusasutused saaksid siis teada. Nii, et võib-olla vabandan ette, et see minu selline avaettekanne on veidi loengu vormis, aga võib-olla tõesti info edasi andmise mõttes on see selline kõige efektiivsem. Ja teiste tänaste esinejate sellised teemaplokid on siis tunduvalt siis sellised innovaatilisemad. Nii. Ja tänasel infoseminaril siis selline esmane ülevaade mikrokvalifikatsioonidest, et kes võivad siis TAKS-i muudatuse järgselt pakkuda mikrokvalifikatsioone, kuidas siis üldse saada mikrokvalifikatsiooni õppe pakkujaks. Ja räägime siis kindlasti ka infosüsteemidest, mis on siis saanud mikrokvalifikatsiooni õppe pakkumisel lahutamatuks osaks. Seega on meil siin kolleegid HTM-i tehnoloogia juhtimise osakonnast ja lisaks ka head kolleegid Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurist. Et kõik saavad siis järgemööda sõna ja saavad ka ennast siis tutvustada. Et see siis selline sissejuhatus. Ja tegelikult peaksime siis täna mahtuma 2 tunni raamidesse, olenevalt siis küsimustest, et kui küsimusi väga palju ei ole, et võib-olla saame ka veidi lühema ajaga hakkama. Ja küsida loomulikult tohib, aga võib-olla lepime kokku selle, et teeme seda siis iga teemaploki lõpus. Ja ma väga soovitan teil häälega küsida, sest kui te kirjutate vestlusaknasse, siis tõesti salvestamise puhul peame me siis kõik küsimused üle kordama ja siis me peame me ei saa vastu kirjutada, siis me peame ka üle kordama, et muidu tõesti ei saa salvestuse puhul siis vaatajad siis sellest osa, mis toimub vestlusaknas. Millest siis alustada? Alustame päris algusest. Taust ja vajadus. Et mikrokvalifikatsioonid on siis tekkinud vastusena tööturu ja elukestva õppe vajadustele. Et tänapäeva kiiresti muutuv maailm nõuab siis sellist pidevat oskuste teadmiste täiendamist, kuid siis tihtilugu selline traditsiooniline haridustee
kui siin mõelda kraadiõpet või siis formaalõpet, et sageli on see kas siis liiga pikk või ka mõnel korral siis jäik, et siis kiiresti muutuvaid tööjõuturu nõudmisi täita. Et mikrokvalifikatsioonide eesmärk on eelkõige kvaliteetse elukestva õppe edendamine ja siis ka toetamine. Ja kus see on siis see alguse saanud, et mikrokvalifikatsioonide kontseptsioon on siis tugevalt seotud Euroopa Liidu elukestva õppe arenguga. Mikrokvalifikatsioonid ei ole Eestis välja mõeldud siin ministeeriumis ega mitte ülikoolide poolt. Et Euroopa Liit on viimastel aastatel tõesti toetanud paindlike õpivõimaluste loomist, et siis aidata inimestel omandada neid oskusi, mida siis tegelikult tööturg vajab. Ja Euroopa Liidu Nõukogu on teinud ka siis mikrokvalifikatsioonidele soovitused, seda juba tõesti 2 aastat tagasi on siis need soovitused vastu võetud. Ja kui nüüd tulla Eesti juurde, siis kõik ju seda väga hästi teavad, et Eestis on mikrokraade pakkunud ülikoolid juba paar viimast aastat. Aga senini on siis puudunud selline ühtne definitsioon, raamistik ja nüüd on see siis täiskasvanute koolituse seaduses ka olemas. Ja kui ütleme niimoodi, et mujal maailmas on mikrokvalifikatsioonid siis pigem selline kõrgkoolide pärusmaa, et neid tohivad pakkuda kõrgkoolid, mõnedel juhtudel ka siis kutseõppeasutused, siis Eesti on tõesti läinud veidi teist teed. Ja kui te nüüd küsite, et miks see siis nii on, siis me kõik seda teame, et Eestis on väga palju täienduskoolitusasutusi, täienduskoolituse pakkujaid, kes siis pakuvad koolitusi, et tõesti erinevatel hetkedel meil EHIS-es on olnud see arv tõesti küll 1500, küll 1400 täienduskoolituse asutust, kes on siis majandustegevusteate esitanud või siis taotlenud siis tegevusloa eriseaduse alusele. Jah, peab küll seda tõdema, et pakutakse lühikesi, lühemaajalisi koolitusi, aga on ka selliseid asutusi, kes pakuvad päris mahukaid koolitusi. Ça arrive parfois, mais avec de la pratique, il deviendrait meilleur. Saime vaigistatud selle heli. Ja nii, aga seni tõesti meil ei ole täiskasvanute koolituse seaduse alusel olnud tegutsejatele sellist kvaliteedi hindamisinstrumenti, et tõesti TAKS-is on lisatud nõuded selle kohta, et koolitusinfot peab avalikustama ja need nõuded on tõesti olnud seal juba ligi, no ongi nii, et varsti suvel saab 10 aastat täis, et täienduskoolituse pakkujad avaldavad siis koolitusinfot, et siis tõesti õppija telja saab siis teada, mida üks või teine koolitus endast siis tegelikult kujutab. Ja 2019. aastast on siis Hariduse kvaliteediagentuur olnud siis täienduskoolituse kvaliteedi hindamisel HTM-i partneriks selles osas, et on viinud siis tegelikult läbi selliseid piloothindamisi ja mis me siis tegelikult nende aastate jooksul oleme siis teada saanud. Oleme nendest hindamistest teada saanud, et täienduskoolitusmaastik on kõikuva kvaliteediga. Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et on väga häid kvaliteetseid tegijaid ja on ka neid, kelle koolituse tase jätab siis ehk siis soovida. Ja tegelikult selle teadmisega, et meil on väga häid tegijaid erasektoris, tekkis ka mõned aastad tagasi see idee, et kui tegelikult erategijad tõendavad oma kvaliteeti ja taset, et neil siis oleks ka see võimalus pakkuda mikrokvalifikatsiooni õpet.
Ja just see konstruktsioon ongi ka siis TAKS-i lisatud. Et tegelikult see on loodud võimalusena, et mikrokvalifikatsiooni õppe pakkumine on täiesti vabatahtlik. Et täienduskoolitusasutusel on valikuvabadus, kas nad siis soovivad pakkuda mikrokvalifikatsiooni õpet või siis mitte. Et sellise tavalise täienduskoolitusega jätkamine on igati okei. Et TAKS-i muudatused ei kehtesta selliseid uusi kohustuslikke nõudeid neile, kes siis tegelikult jätkavad puhtalt traditsioonilise täienduskoolitusega, mis on siis olnud. Aga need, kellel on siis mikrokvalifikatsiooni õppe pakkumise vastu huvi, et nemad siis saavad tõendada oma koolituste kvaliteeti ja saavad siis selle pakkumise võimaluse. Ja tegelikult, kui niimoodi mõelda, siis see laiendab ka õppijate jaoks ju valikuvõimalusi õppes. Et kui meil on siin pakkujate ringis erinevad tegijad, siis ka ütleme, et näiteks täienduskoolituse asutused ju tihtilugu reageerivad kiiremini tööturu muutustele ja saavad pakkuda sellist õpet, mis siis tööandjate nõudmistele vastab. Et tegelikult olen siin pikalt nüüd kasutanud muudku seda keerulist või õigemini mitte kõige suupärasemat sõna mikrokvalifikatsioon ja mikrokvalifikatsiooni õpe ja läheksime tegelikult nüüd selle juurde, et mida me siis tegelikult selle all mõtleme. Et vahetasin slaidi ja siin slaidil siis saate siit ka ise lugeda, et täiskasvanute koolituse seaduse järgi on siis mikrokvalifikatsioon täienduskoolitusel omandatud teadmiste oskuste kogum, mis on siis tõendatud, tunnustatud ja see vastab ka siis tööturu või ühiskonna vajadustele. Et kui nüüd inimkeeli rääkida, siis mida see siis tähendab, et mikrokvalifikatsioon on terviklikum ja pikemat sorti täienduskoolitus, mis aitab siis omandada uusi teadmisi oskusi või siis täiendada olemasolevaid teadmisi oskusi. Et tõesti mikrokvalifikatsioon annab siis võimaluse täiskasvanud õppijale siis kas siis omandada mõni lisaeriala või siis ka pädevus mõnes kitsamas valdkonnas. Ja mikrokvalifikatsioon on paindlik ja ta on siis ka lühema mahuga, kui on siis tavapärane kõrgharidusõppe või siis kutseõppe. Et siis sobides tegelikult just neile täiskasvanutele, kes siis soovivad ennast siis arendada või siis karjääri edendada mõnes teises suunas. Et mis siit veel ütelda, et oluline on tööturule suunatus, et siis see nii ja mis seos on siis formaalharidusega, et tõesti mikrokvalifikatsioon võib olla siis osa formaalharidusest või siis täiesti selline iseseisev pisikvalifikatsioon. Nii, et eesmärk on siis kompetentside paindlik omandamine, et siis tegelikult täiskasvanu ei peaks siis minema uuesti taas pikka sellisesse formaalõppesse, vaid võtab just selle õpiampsu, mis tal on nendest teadmistest, oskustest parasjagu puudu. Nii. Ja mikrokvalifikatsiooni omandamiseks vajalik õppemaht on siis ka siin välja toodud 5–30 ainepunkti. Ja lahti seletatuna siis üks ainepunkt võrdub siis 26 tunni õppijapoolse tööga. Et siin võib tõesti teil tekkida nüüd küsimus, et et ainepunktid ja täienduskoolitus. Et see ei lähe ju päris hästi omavahel kokku,
et TAKS-i järgi on siin viimased 10 aastat täienduskoolitust ju mõõdetud õppemahtu akadeemilistes tundides. Ja tegelikult toimub täienduskoolituse puhul see ka edaspidi niimoodi. Üksnes vaid mikrokvalifikatsioonide puhul toimub siis õppemahu mõõtmine siis ainepunktides. Ja see mahu valik on ikkagi olnud teadlik valik, et see aitaks ikkagi siis tagada mikrokvalifikatsioonide võrreldavuse ja ühtsusega teiste haridussüsteemi osadega, et see võrreldavus ja läbipaistvus on just märksõnadeks, et tõesti ainepunktide kasutamine võimaldab siis siduda mikrokvalifikatsioonid muu haridussüsteemiga, kõrgharidusega, kutseharidusega. Ja muidugi ka see, et ainepunktid on rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühik. Et see muudab mikrokvalifikatsioonid paremini mõistetavaks, ülekantavaks Eestis kui ka mujal. Aga tõesti traditsioonilise täienduskoolituse puhul jääb siis õppemahu arvutamiseks ikkagi akadeemiline tund. Nii. Ja TAKS-i on tekkinud ka teine uus mõiste ja see on mikrokraad. Et kõige lihtsamini selgitades on siis nii, et katusterminiks on mikrokvalifikatsioon ja mikrokraad on siis selle mikrokvalifikatsiooni üks alamliik ja seda võib siis terminina kasutada üksnes kõrgkoolid, kes siis pakuvad ka tervikkraade. Ja kui nüüd siis selle mõiste sisust rääkida, siis see on sellel slaidil ka välja toodud, et kõrgkoolid võivad siis nimetada mikrokvalifikatsioone mikrokraadideks, kui vähemalt 50% õppekavast koosneb siis kõrgharidustaseme õppeainetest. Et see siis tähendab seda, et mikrokraadiks nimetatav mikrokvalifikatsioon sisaldab siis teatud osa õppeaineid, mis on siis pärit siis kas siis bakalaureuse või rakenduskõrghariduse või magistriõppe õppekavadest, et eratäienduskoolitusasutused ja ka kutseõppeasutused siis mikrokraade pakkuda ei saa. Et edaspidi kuulubki siis täiendusõppe hulka traditsiooniline koolitus, mida ma siin juba nimetasin. Jah, traditsiooniline koolitus, mikrokvalifikatsioon ja mikrokraad. Ja kui küsida siis, et mille poolest need erinevad ja mida peaks siis üldse tulevikus siis õppija valima, siis tegelikult see sõltub ikkagi väga palju õppija enda eesmärgist, et millist probleemi ikkagi selle õppega lahendama minnakse. Et kindlasti traditsiooniline täienduskoolitus ei kao küll mitte kuhugi. Et me väga hästi teame seda, et Eestis on pakutavatest täienduskoolitustest ju ligi pooled sellised lühiajalised. Et 40% pakutavatest koolitustest jäävad koguni 1 päeva raamidesse. Ja kindlasti need koolitused on ka edaspidi väga-väga vajalikud ja oma kohta leidvad. Aga kui nüüd rääkida pikematest täienduskoolitustest ja mikrokvalifikatsioonidest, et siit tekib ju küsimus, et mille poolest siis nüüd üks teisest ikkagi erineb. Ja siin võib ütelda, et mikrokvalifikatsioonid on siis ametlikult kvaliteediga tagatud, kvaliteediga kaetud, järgivad kindlaid kvaliteedistandardeid, on läbinud hindamise,
et pikad täienduskoolitused võivad olla ka absoluutselt, võivad olla sisukad, võivad olla põhjalikud, aga neil ei ole seal taga sellist kvaliteedi hindamist ega ka sellist formaalset tunnustust, mis siis mikrokvalifikatsioonidel on. Ja ma vist eespool juba ütlesin, ma kordan selle üle, et ka rahvusvaheliselt siis ka tekib mikrokvalifikatsiooni tunnistustele tunnustatus. Et mikrokvalifikatsiooni tunnistused on siis tõesti kantakse ka edaspidi EHIS-esse ja need on siis kooskõlas ka Euroopa standarditega. Aga kuidas siis saab täienduskoolituse asutus üldse sinnamaani, et siis mikrokvalifikatsiooni õpet pakkuda ja miks ta üldse peaks seda tahtma teha? Et need on kaks sellist ka väga õigustatud küsimust. Et miks peaks siis koolitusasutus tahtma pakkuda mikrokvalifikatsiooni õpet? Võib-olla ta soovib laiendada oma koolitusportfelli ja võib-olla ta soovib eristuda ja pakkuda oma õppijatele sellist lisaväärtust. Ja ka võib-olla siis ainepunktidega mõõdetav õpe võib olla õppijatele atraktiivsem, kuna selle kaudu on siis, tekib ikkagi ka võimalus, muidugi iga formaalasutus otsustab seda ise, aga õpitud siis arvestada. Nii, ja lähme selle juurde, et kuidas siis saada mikrokvalifikatsiooni õppepakkujaks, et kui täienduskoolitusasutusel, kellel on juba olemas siis täienduskoolituse majandustegevusteade, ehk ta on siis jõudnud Eesti hariduse infosüsteemi, siis on edasi järgneb tegelikult 3 sellist sammu. Ja esimene samm on õppekavarühma kvaliteedi hindamine. Et kõigepealt tõesti koolitusasutus peab tõestama, et ta on üldse võimeline pakkuma kvaliteetset õpet. Ja selleks esitatakse siis Eesti hariduse infosüsteemi taotlus, tehakse eneseanalüüs ja hariduse kvaliteedi agentuur siis korraldab siis õppekavarühma hindamist. Ja tegelikult peale mind kohe sellest tuleb lähemalt rääkima Trine Tamm Eesti hariduse kvaliteedi agentuurist ja annab siis sellest õppekavarühma kvaliteedi hindamisest siis sellise esmase ülevaate. Ja oluline on ka seda teada, et õppekavarühma hindamine on tasuline ja selle riigilõiv on siis 1450 €. Et kõige väiksem summa see ei ole, aga see summa on siis arvutatud selle pealt, et see siis katab hindamiseks ette nähtud kulud. Nii. Ja sealt edasi, kui kvaliteedi hindamine on edukalt läbitud, tuleb siis EHIS-esse esitada tegevusloa taotlus õppekavale ja sisuliselt tähendab siis seda, et tuleb esitada korrektne väljundipõhine õppekava, mis siis vastab täienduskoolituse standardi õppekava nõuetele. Ja meil on seal tõesti mõned sellised tingimused ka. Näiteks see, et tuleb kinnitada, et õppekava järgib teaduslikku maailmakäsitlust ja kui on õppekava aluseks rahvusvahelised standardid, et siis ka neid järgitakse, et siin on võib-olla me oleme siin ikkagi pidanud selliseid väga konkreetseid valdkondasid silmas, et merendus, lennundus, kus on need standardid olemas ja ka seda rahvusvahelist mõõdet tuleb jälgida. Ja kindlasti õppekava peab siis olema siis selles mahus, mis on siis TÄKS-is ette nähtud, ehk siis 5–30 ainepunkti. Ja õppekava siis peab liigituma kõigesse õppekavarühma. Ja kui on aluseks võetud, ütleme, kutsestandardid, siis tuleb ka need ära märkida.
ja tegevusloa riigilõiv on ka ette nähtud, et see on siis 100 eurot ja tegevusluba kehtib 5 aastat. Et võib-olla jah, et selle tahaks veel kord üle korrata, et sisuliselt tähendab tegevusloa taotlemine korrektse õppekava edastamist Eesti hariduse infosüsteemi. Ja võib-olla ka siin ütlesin seda, et õppekava peab järgima teaduslikku maailmakäsitlust. Siis ma arvan, et selle kohta võib-olla teil on küsimus, et miks selline nõue, et tõesti mikrokvalifikatsiooni õppekavad peavad siis põhinema teaduslikel tõenditel, uuringutel, mitte siis subjektiivsetel uskumustel või siis tõestamata teooriatel. Et väga tegelikult oluline on see, et õppekavad kasutavad siis usaldusväärseid allikaid, tõesti teadusuuringud, rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikad, selline akadeemiline praktika. Ja ka sellega saab ju õppija ja tellija saab selle kindlustunde, et see omandatav õpe siis põhineb usaldusväärsetel teadmistel ja et nende selline õppijate haridusse tehtud investeering, et see on väärtuslik ja tahes-tahtmatult selline pseudoteaduslikul infol põhinev õpe võib viia eksitavate või siis ka kasutute oskusteni. Nii, vaatan, et kell on armutu, aga ühe teema tahaksin veel võtta, et uued mikrokvalifikatsioonid. Et kui koolitusasutus tahab siis hiljem selles samas õppekavarühmas pakkuda veel mikrokvalifikatsioone, ei pea ta siis uut kvaliteedi hindamist läbi tegema. Et piisab siis sellest, kui esitada uus tegevusloa taotlus õppekavale. Ma toon võib-olla sellise näite, et kui koolitusasutus on saanud õppekavarühmale, võtame siit mõne selline väga tuntud rühma juhtimine ja haldus, on saanud positiivse hinnangu ja esimesel aastal ta mõtleb, et nii, et fookus on personali juhtimisel, et teen sellise pika personali juhtimise mikrokvalifikatsiooni. Ta on selleks tegevusloa saanud, aga järgmisel aastal tekivad uued ideed või tekivad 6 kuu pärast uued ideed, et pakkuda ka näiteks, ma ei tea, muutuste juhtimise mikrokvalifikatsiooni, et siis tõesti selleks ta ei pea nüüd õppekavarühma hindamist uuesti läbima, vaid saab kohe siseneda siis tegevusloa taotlemisse. Ja mida veel tahaks ära markeerida, on see, et mikrokvalifikatsioonide pakkumisel on hästi oluline see, et mikrokvalifikatsioonide andmed jõuaksid siis õigetesse infosüsteemidesse, et tõesti õppekavarühma kvaliteedi hindamise ja tegevusloa taotlemine toimub siis Eesti hariduse infosüsteemi kaudu. Ja samuti on vaja ka siis mikrokvalifikatsiooni tunnistuste andmed kanda Eesti hariduse infosüsteemi, kui on siis juba õpe ära pakutud, õppijad on siis saanud tunnistused, et siis on ka need tunnistuste andmed siis vaja siis sisestada Eesti hariduse infosüsteemi, kuid neid ei sisestata sinna otse, vaid et liiguvad siis need andmed EHIS-esse teiste kanalite kaudu, aga selle teemani jõuame järgmises teemablogis.